Sotsiaalmeedia on see koht, kus võib leida palju igasugu erinevaid toredaid soovitusi, kuid nagu ikka on seal ka päris palju libameditsiinialaseid soovitusi ning viimasel ajal ongi hakanud levima uus soovitus endale sisse süüa terpentiini. Kuidas siis kasutada? Siis võetakse 1 supilusike täis tavalist malget suhkrut, siis 1 teelusika täis hästi puhast terpentiini, 100% kampspirit terpentiin. Selle naise nimi on Mai Meiers. Sotsiaalmeedias on ta eriti aktiivne ning kommentaariumites jagab ta igasuguseid erinevaid tervisealaseid soovitusi. Olgu selleks MMS, holistiline hambaravi või viimases videos nähtud terpentiin. Klaas vett peale ja tehtud. Kõik. Meiersi sõnul peaks see puhastama soolestikku ning väljutama parasiite. No nii. Puhastame nüüd maksa. Terpentiin on okaspuude vaigust valmistatav õline vedelik. Seda kasutatakse keemiatööstuses ja ehitusvaldkonnas, aga ka kunstis, näiteks pintslite hoolduseks või erinevate värvide ja lakkide lahjendamiseks. Mida see terpentiin siis inimese kehale teha võib? No ta on ikka mürk. Et tekib mürgistus, et oleneb siis missuguses koncentratsioonis ja kuidas teda manustatakse, et seda suurem see mürgistus on. Lõppkokkuvõttes võib tekkida organpuudulikkus, et näiteks neerud võivad kannatada saada. Terpentiini tarvitamine on tekitanud sotsiaalmeedias palju kõneainet. Kui palju on siis reaalseid juhtumeid olnud, kus inimesed seda tarvitavad? Inimesed on seni terpentiini koha pealt helistanud pigem omaste või tuttavate pärast, kes on seda tarvitamas ja on kaebused tekkinud ja küsitakse nõu, et kas see on õige või mitte. Oderi sõnul on eriti ohtlikud need olukorrad, kus ohtlikke aineid antakse lastele, eakatele või teistele abivajavatele inimestele. Sotsiaalmeedias levib aga veel hulganisti teisigi meditsiinilisi soovitusi. Kui tihti võib vastavat infot usaldusväärseks pidada? Mitte kunagi. Põhiinimene, kelle käest inimene peaks küsima oma ravisoovitusi, on ikka oma perearst. Doktor Ingeraineni sõnul pöördutakse tema poole sotsiaalmeediast leitud soovitustega aina sagedamini, aga iga soovitus ei pruugi olla tingimata ohtlik. Kõik, mis puudutab ohutuid asju, ravimtaimi, et midagi halba ta ei tee, aga ma ei oska öelda, kas ta su tervisele mingit mõju avaldab. Et ma tõesti lähtun tõenduspõhisusest, ravijuhistest ja kui ma vähegi näen, et tegemist on ikkagi väga kahtlase preparaadiga, et siis ma seda ka ütlen. Kas inimesed võivad vahepeal vastu ka vaielda? Et aga ma ju näen, ma ju usun, et internetis, kas vahepeal tekib vaidlusi ka? Jaa, et eriti need, kes on sattunud müügimeeste küüsi, et kes on juba aktiivselt nii-öelda läbi töödeldud. Kuidas siis inimesed sellise alternatiivmeditsiini lõksu langevad? Müügitaktika läheb inimestele väga hinge, seostavad enda muredega ja kui seda ka reklaamitakse kui hästi toimivat kõikide murede lahendajad, kortsude eemaldajad, vanuse muutmist, mis tahes haiguse absoluutset ravi, et need on esimesed märgid, mida võiks mõelda, et see olukord ei ole õige. Kuidas aga käituda, kui inimene selliseid kahtlaseid aineid tarvitas? Vahetult peale tarvitamist tuleb suu loputada, kui on midagi alla neelatud ja 1,5 klaasi vett juua, et söögitorust ja suust see kemikaal välja saada või edasi saada. Ja siis tasub helistada 16662, et esmaabi kõigepealt ja seejärel helistada nõu saamiseks ja olukorra hindamiseks ka.